Tere! Tere! Nii, ma kohe proovin oma ekraani jagada, aga te mu näo nüüd nägite ära, ma pean kaamera välja lülitama, sest et muidu mu arvuti enam minuga koostööd kahjuks ei tee. Nii. Ma loodan, et te näete mu ekraani. Näeme. Minu nimi on siis Birgit Kriiger. Olen sellisest ettevõttest nagu Cognius, kus siis meie üheks peamiseks tooteks on SpeakTX. Eestis on tuntud ka kui kõneravi.ee ja see on siis digitaalne kõneteraapia tugiplatvorm. Ja ma tegin täna ka sellise julge liigutuse ja ma panin siia ühe video. Ma loodan, et ta läheb ilusti käima. Language and communication are integral to understanding the world around us. Before age 7, when kids start school in Estonia, they are the most susceptible to language acquisition. That is the basis for good performance in school. Yet, a growing proportion of children need speech and language therapy to address either vocabulary, grammar, articulation, reading comprehension, or some other area of concern. With SpeakTX, the work of speech and language therapists is easier and the results take less time to show. There are over 100 web-based exercises and 1,000 tasks to complete with instant feedback, and the number is growing. An attractive interface helps to motivate children at home and target the problem at hand with greater effectiveness. All the materials are in one place and easily accessible from anywhere. All the content in SpeakTX has been developed by clinical speech and language therapists and is suitable for various age groups with different challenges. SpeakTX makes speech and language therapy more time efficient and engaging, while freeing up therapists' time to reach more children who need it. In Estonia, nearly a half of schools and kindergartens already use SpeakTX. Helping children with their speech and language acquisition before school helps them excel and be their best in the future. Ühesõnaga selline lühike kokkuvõtlik video, mis meil siis eelmine aasta sai Eesti toel tehtud. Ja meie tegelikult oma lahendusega oleme siis ühe jalaga haridussektoris ja teise jalaga oleme tervishoiusektoris. Et alguse saime tegelikult just tervishoiust, kust alustasime tööd siis insuldijärgsete patsientidega, kellel oli tekkinud afaasia ja keskkonna algne eesmärk oli siis aidata neil oma kõne taastada. Küll aga mida aeg edasi, seda rohkem tekkis meil kasutajaid ja ühel hetkel hakkasid meie poole ise pöörduma ka Eestis lasteaiad ja koolid, neil oleks säärast lahendust vaja. Ja täna tegelikult meie peamisteks kasutajateks ongi just lasteaiad ja koolid. Ja kui me natuke lähemalt siit probleemist räägime, siis probleemiks ongi see, et 65% insuldijärgsetest patsientidest, 25% lastest ja 10% täiskasvanutest on mingisugune probleem oma kõnega, mis vajab logopeedilist hindamist ning ka siis parandamist. Et kuigi neil on seda tuge vaja, siis tihti nad ei saa abi, sest et neil on hästi palju takistusi tee peal. Esiteks siis kõneprobleemidega inimeste arv on ajas kasvav. Spetsialisti vastuvõtule on järjekorrad väga pikad, teenusele ei pääse ligi ning neid teenuseid ei ole ka piisavas koguses. Ja kindlasti esimesena tekib siin küsimus, et miks see arv siis ajas kasvav on. Ja seal on mitmeid põhjuseid, et esiteks kindlasti see, et me oleme hästi digiajastus, mis tähendab seda, et sellist lapse ja lapsevanema vahelist kommunikatsiooni on võib-olla vähem. Ehk siis lapsed ongi ninapidi kogu aeg digiseadmetes ja nende keel lihtsalt ei arene piisavalt. Aga teisest küljest on ka see, et mida aeg edasi, seda paremaks
muutub ka meie teadus, ehk siis me suudame paremini diagnoosida, tuvastada, et kui varem oli tihti sedasi, et kui lapsel oli mingisugune kõneprobleem, siis öeldi, et see on lihtsalt osa tema isiksusest. Aga täna juba saadakse aru, et vahel ikkagi vajab see adresseerimist. Ja pikad järjekorrad on selline globaalne probleem, et meil ei ole piisavalt spetsialiste ning kohati võib ühe asutuse järjekorras olla suisa 100 või enam inimest. Ehk siis selleks, et abi saada, tuleb oodata kuid ja kuid ja kuid. Ning meie lahendus on siis SpeakDX, kust leiab täna enam kui 300 interaktiivset harjutust, mis on kõik loodud kogenud logopeedide poolt. Lisaks on meil harjutuskavad, mida saab siis koostada keskkonnas olevatest harjutustest, et tagada selline personaliseeritud teekond, mis vastab täpselt lapse vajadustele. Lisaks on meil videokonsultatsioonid, mis on meie üks värskemaid lisandusi, mis tuli umbes pool aastat tagasi. Ja kui me räägime siin näiteks välismaal elavatest Eesti lastest, siis see on hästi oluline lisand, seepärast, et logopeedilist teraapiat tuleb alati osutada emakeeles. Aga kui laps jääb välismaal, siis see osutub talle üsna keeruliseks, aga läbi meie platvormi on võimalik see abi teha ka neile kättesaadavaks. Ja lisaks on meil siin siis kohe avalik ka selline funktsionaalsus nagu turuplats, mis võimaldab siis lapsevanemal leida vajaliku spetsialisti kiiresti lihtsalt ja saada see vajalik konsultatsioon läbi meie platvormi. Meil on hästi palju erinevaid mooduleid. Meil on siis moodulid, mis on suunatud kõne selliseks üldiseks arendamiseks, kus leiab erinevaid kirjutamisharjutusi, grammatikaharjutusi, hääldusharjutusi, sõnavara ja nii edasi. Aga meil on ka moodulid üsna spetsiifilistele probleemidele. Näiteks on meil sujuva kõne moodul, mis koosneb sujuva kõne harjutustest, mis on inimestele, kellel on probleeme näiteks kogelusega. Samuti on düsfaagia moodul, kus on siis videopõhised harjutused neelamishäiretega inimestele. Dysartria moodul, kus on videopõhised harjutused kraniaalnärvide kahjustustega inimestele. Afaasia, mis on siis suunatud just insuldijärgsetele patsientidele. Ja nüüd sellel nädalal juba mõne päeva pärast saab ka avalikuks meie uus düsleksia moodul, kus on ligi 50 harjutust lastele, kellel on lugemisraskused. Harjutused on meil hästi mitmekesised. Neid saab kasutada eri seadetest, kuna osad meie harjutused on üsna laia formaadiga, siis mobiiltelefonist neid täna väga mugavasti kasutada ei saa. Küll aga on nad kasutatavad lauas üle ja tahvelarvutist, kus on siis hea jälgida harjutusi ja neid sooritada. Igale harjutusele järgneb kohene tagasiside, ehk siis seda on võimalik ka sisse-välja lülitada, aga näiteks kui laps sisestab vale vastuse, siis süsteem kohe ütleb talle seda. Või kui on õige, siis ka selle tagasiside ta saab koheselt. Ning kui harjutus on lõpetatud, siis tuleb selline üldstatistika, et kuidas kokkuvõttes läks. Seda, nagu ma mainisin, on võimalik sisse-välja lülitada, et see on hästi individuaalne, et mõnda last võib see natukene heidutada, hirmutada, kui süsteem ütleb, et midagi on valesti, et siis saab see lihtsalt ka ära peita selle osa. Ja kui me räägime siin spetsialistide vaatest, siis neil on võimalik ka ise täiesti luua uusi harjutusi täiesti nullist. Et meil on keskkonnas siis terve hulk erinevaid malle, mis koosnevad siis erinevatest elementidest, mida on võimalik omavahel kombineerida. Ehk siis me saame lisada
helisid, me saame lisada pilte, tekstivälju, saab teha kirjutamisharjutusi, lohistamisharjutusi ja palju muud. Et meil on, kui me ei eksi, siis meil täna on 15 erinevat malli ja samuti on meil hästi suur meediavaramu, kus on videod, helid, pildid, ehk siis väga lihtne on neist vajalik harjutus kokku panna ja kindlasti on võimalik ka oma faile sinna üles laadida. Ja mis hästi oluline on see, et kui te jääte näiteks mingis koolis õpetaja, te loote ise harjutuse, siis te saate olla kindel, et see harjutus on privaatne, ehk siis seda näete ainult teie ning need lapsed, kes on teie kontoga seotud, kellega koos te siis platvormil tööd teete. Siin on väike selline screenshot meie kaugkonsultatsioonide moodulist, ehk siis toimib hästi sarnaselt Zoomi, Google Meeti, Teamsiga, ehk siis kaamera sisse-välja, mikrofon sisse-välja, oma ekraani saab jagada ja mis on just logopeedia osas hästi oluline, on see, et kui teha sessiooni ja on oluline näha, kuidas lapse suu liigub näiteks või kuidas ta mingit harjutust teeb, siis on võimalik just see lapse aken teha suureks niimoodi, et spetsialist ise jääb siis pisike. Läbi selle on siis võimalik paremini jälgida. Ja siin on siis ka pilt sellest, milline näeb välja meie harjutuskava. Ehk siis kõikidest neist harjutustest, mis meil keskkonnas on võimalik kokku panna selline kava. Ja see kava üks suur eesmärk on ka see, et kui meil on sellised korduvad harjutused, mida tulebki teha a la 2 korda nädalas, siis need saab kõik panna ilusti siia kavasse. Ja on ka võimalik juurde lisada tähtaegu, et kui meil näiteks on kokku lepitud, et ma kohtun lapsega järgmisel reedel, siis ma annan talle ülesandeks harjutus sooritada näiteks 4 päevaks, et enne kui meil on sessioon, ma saan üle vaadata, kuidas tal sellega läks. Ja saan siis ilusti jälgida, et kui see muumukene, siin vist on näha, on hall, siis järelikult ei ole harjutust veel läbi tehtud. Kui ta muutub roheliseks, siis järelikult on, saab vaadata, kuidas läks ja kui on punane, siis laps ei teinud harjutust läbi. Ehk siis siin on väga hea jälgida, kas, kui tihti ja mis tulemustele ta tegelikult neid harjutusi sooritab. Ja lisaks on siin ka selline kommentaaride ala, ehk siis teil on võimalik ka näiteks kas lapsega otse või siis lapsevanemaga suhelda, sõltuvalt siis lapse vanusest. Ja lisaks saab ka lisada vabas vormis harjutusi, ehk siis näiteks te saate anda lapsele ülesande, et jaluta õues ja nimeta puude nimesid, mida sa tee peal näed või loe Pipi Pikksuka raamatust 3. peatükk kasutades mingit konkreetset tehnikat, mis iganes peaks vajalik olema. Meie peamisteks kasutajateks on siis lapsed, kellel on kõnehäired või kõnearengu probleemid, samuti nende lähedased, näiteks vanemad, patsiendid, kellel on neuroloogilised kahjustused ning spetsialistid. Meie keskkonna puhul on siis spetsialistideks logopeedid, eripedagoogid ja õpetajad. Et täna on meil siis ligi pooled Eesti lasteaiad ja koolid juba liitunud ja meil on üle 6000 kasutaja. Ja mis on ka hästi tore, on see, et meiega ei liitu täna mitte ainult üksikkasutused, vaid me teeme Eesti puhul juba ka täiesti linna ja valla üleseid lepinguid, sest et see logopeedide puudus on üsna terav probleem ja meie saame pakkuda tuge. Ja lisaks oleme oma toote lansseerimas siin lähikuudel juba Lätis, Leedus, Gruusias. Samuti töötame aktiivselt ka näiteks UK-s, Rootsis, Saksamaal ja Ungaris. Ehk siis ka seal on lähiajal juba oodata kohalikus keeles siis. Et kuna
kuna logopeedia puhul ei ole meil võimalik sisu tõlkida, siis me töötame alati kohalike spetsialistidega, kes loovad sealsetele vajadustele ja standarditele vastava sisu. Siin on väike näidis, kuidas siis üldiselt meil kasutaja teekond läheb. Ehk siis kõigepealt tuleb platvormil registreeruda. Seejärel toimub ka siis kontakt või konsultatsioon ja hindamine, mille põhjal siis spetsialist loob lapsele harjutuskava. Laps siis saab koos vanemaga kodus usinasti harjutada ja peale mingit perioodi siis toimub uus konsultatsioon ja hindamine, peale mida siis kas harjutuskava kohendatakse natukene või kui on olnud mingisugune väga kerge probleem alahäälikusseade, et siis saab ka lugeda teraapia lõppenuks. See on täiesti selline individuaalne. Meie eelised on siis, et tegu on kulu- ja ajatõhusa lahendusega ning kuna me paneme hästi palju rõhku just iseseisvale harjutamisele, siis selle toel me saame tagada pideva süstemaatilise teraapia, mille tulemuseks on siis see, et selle kogu pikkus väheneb ja efektiivsus suureneb, sest et iseseisev harjutamine aitab ära hoida tagasilangust. Nii, lapsele ja lähedasele, miks on hästi oluline, esiteks siis tulemused tulevad kiiremini, ehk siis toetame lapse kõne ja keele arengut kodus, aga hästi sellisel interaktiivsel, kaasahaaraval ja mugaval viisil, et lastele üldiselt väga meeldib, et seal on sellised erinevad pildid, erinevad helid, et saavad seal hästi palju klikkida ja lohistada. Et meil kasutavad keskkonda lapsed alates 3. eluaastast. Samuti on see hästi motiveeriv, seepärast, et nad näevad, kuidas näiteks tulemused paranevad või kuidas neil see kava saab sooritatud ja samuti muidugi, et tulemused tulevad kiiremini ja parandame siis ka ligipääsu teraapiale. Professionaali jaoks on tegu väga hästi kohandatava platvormiga, ehk siis see tagab sellise paindlikkus, et saavad ise luua harjutusi, nad saavad kohendada kõiki olemasolevaid harjutusi ja kasutada neid, mis on meie poolt loodud. Ja see on efektiivne, on teaduslikult tõestatud tänaseks, et logopeedilise teenuse osutamine läbi teleteraapia on sama efektiivne kui kontaktteraapia. Meie keskkonnast leiduv materjal on samaväärne kontaktteraapias kasutatavaga ja meil on ka selline interdistsiplinaarsus, ehk siis samas asutuses töötavad erinevad spetsialistid saavad väga tõhusalt teha keskkonna toel koostööd, et me saame ühe lapse konto külge liita mitu spetsialisti. Ehk siis on igati võimalik, et kui me räägime näiteks välismaast, et lapsele osutab läbi meie platvormi teenust Eestis olev logopeed, kes koostab talle siis kava, aga harjutada aitab näiteks hoopis siis välisriigis lapsega samas riigis viibiv õpetaja, et on täiesti erinevaid koostööpunkte. Tsentraalne juhtimine, ehk siis spetsialist näeb kõiki laste kontosid, kellega ta töötab, ta saab neid tsentraalselt juhtida ning keskkond on väga lihtsasti arusaadav ning kasutatav. Siin on ka väike pilt siis meie Eesti kasutajaskonnast. Enamus haiglaid juba ja siis ligi pooled koolid ja lasteaiad. Ja siin värvidega on järjest näidatud, et milliste kohalike omavalitsuste ja linnadega meil juba on lepingud. Täna on see isegi, ma näen, et natukene vananenud, sest meil on neid hoogsalt juurde tulnud. Lühidalt räägin ka meie pilootprojektist, mille me viisime siis läbi 2 aastat tagasi, siis 2020 ja 2021 õppeaastal koostöös Tallinna Haridusametiga. Et pilootprojekti eesmärgiks oli siis valideerida kõneravi.ee keskkonda ja sellega seotud väljundeid 20 Tallinna lasteaias, kes ei olnud keskkonda varem kasutanud. Tegu oli üsna pika uuringuga, mis kestis meil 7 kuud ja meil oli ligi
ligi 300 uuritavat, kellest siis 100 olid logopeedid, eripedagoogid ja õpetajad ning 200 olid lapsed oma vanematega. Ja kuna see uuring oli üsna pikaaegne, siis me jagasime selle 3 perioodiks ja iga perioodi lõpus me siis saatsime välja küsitluse, perioodi jooksul kogusime andmeid ja analüüsisime ka neid. Ja tulemused tulid väga-väga head ja siin on siis põhitulemused. Ehk siis 97% vastanutest nõustusid, et keskkonnaga tutvumine oli lihtne. 91% nõustusid, et keskkonna kasutamine aitab säästa aega. 86% nõustusid, et see pakub tuge igapäevatöös ja 94% nõustusid, et keskkonna kasutamine aitab kaasa lapse kõne arengule. Ja see oli väga tulemuslik projekt nii meile kui tegelikult ka Tallinna linnale, sest et selle tulemusel oleme täna jõudnud nii kaugele, et kui Tallinnas mõni lasteaed või kool soovib keskkonda kasutada, siis selle kulud on kaetud Tallinna Haridusameti poolt. Ehk siis see oli väga-väga suur samm edasi. Kui te soovite rohkem infot, siis siin on meie veebileht. Võite ka vaadata meie rahvusvahelist lehte www.speaktx.com ja võite meile ka kirjutada ning panin siia ka lihtsalt 2 hästi toredat tsitaati meie väga aktiivsetelt kasutajatelt. Aga see on minu poolt kõik, aitäh teile. Kui peaks küsimusi ka hiljem tekkima või soovite näha keskkonda lähemalt, siis mulle võib alati kirjutada ja tutvustan hea meelega lähemalt.